Oi kurat, mis me leidsime. Päevakell. See oli küll vägev leid. See ei ole lihtsalt leid. Kurat, ma ei võist. See on väga arvutud asi. Nivel liial ei ole. Nivel ei ole, kui nõudta ei saa olla. Eluaeg unistanud üks, et teed laeva kella kurat. Et on juhused väljas oli. Nii palju väljas. Sul küll ikka hea käsi. See on Tina ämber, mis asi see on nüüd ju? Teine. Lähen välja või? Ikka kurat, ikka teid. Vaatu. Üks vaat. Jah, nii palju vaasest väljast teed. Et peaks nagu olema, aga vaevad nad siia peale jätsid. Uskumata. See tähendab, et seda laeva ei võtnud ikka Kell oleks ikka mind ära võtnud. Jaa. Nime ei ole, aga aastaarvu ka ei ole. Aga see just mõte pärast välja peale. Jah, mul ei ole muuseas ühtegi kella peal. See on mingi tihem. See on mingi tihem, ma ei tea, see on mingi... Maastik tihem. Hea kumm, jah? See on hea kumm küll, aga see on mingi seaduse õttab väga Hiljem küll. See on see on Tina vist. Ämber ei olnud. Tina ämber ei olnud. Thank you.
lennukit paneb, see on selle manööver. Euroopa palutama veel, pommitama. Seda on pommitab, talvi pommitab. Aga tila otsisin ka, kas see oli, kas on ära mädanenud või? Roostutanud see tila ei olnud. See on tavaliselt rauast roostab ära, jah. Aga täna oli sul tõesti suur päev. See on uskumatu. Sinul ja su muuseumile selle. See on uskumatu, kui sinna oli. Laeva kella leitakse niivõrd harva ja see veel konkreetse kindla laeva kell. Kristjan Brunni nimi, eks ole. No. See on õnnepäev küll, kui ei tea, mis tõsta on pealgi teha. Eesti. No, enne kui ma sukelduma hakkasin lapsepõlvest ja mõtled, et lähed, et teen laevakellade kollektsiooni. No tead, tutkid sa leiad nüüd. No niisugust asja ainult Cousteau filmis näed niisugust asja. Ja. No pole viga. Ma loodan, et see oli alles su esimene kell. See on sinu kell rohkem. Kurat küll. Ja vaata, kui vähe teid välja oli, nagu see on pilt selgelt kohe kell. Ja, siin ei saa. See kookiusega näpud on vatt. Ja. No ma arvan, me oleme täna oma töö hästi teinud. Kurat, see on hästi tehtud. Võib. Selle peale võib anduda isegi. No naine ei luba üldse anduda. Siit muidugi mõnus välja minna ei ole. Ja siin on kivi taga. Ma arvan, ma vist uun sinnad poole. Vaatan lestad ära. Ma selle vaarandusega lähen põhja, ma ei saa ujutada. Aga see on ikka tükk maad. Leidsid selle rooli üles pärast või? Roolilehe. Ei, ma roolitehta või näitasin. Ma olen seda näinud, aga... Ma kaotasin oma tinad ära seda ja siis kirisin pinnaks, ma võtsin oma tina üles. Mul hakkas midagi vett õhk välja peale andma nii kõvasti, et terve kõht lõhkus. No nii, ma lahken sinna poole. Minegi sealt, ma olen siit otsa välja. Ma ei jaksa selle tinalaadungiga välja tulla. Tasakaalu ei ole. Näeme siuke latlakat, ei tea mis asi see on. Mis asi? Õiget. No see on tina vist mingi, see oli seal kell. Aga sa kujuta ette laevakell. See on üks uskune, et värvitanud. Ja jupikene oli väljas nüüd. Ja kohe oli selge, et on kaevakell. No mõtlen, et võib-olla on, aga ma ei uskunud, et ta jääti siia. Et noh, et ikka viidi ära, aga tal ei ole kirja ka peal. Vee all on kergem käia kui siin. Aga see on tinast. Tinast värk. Näiteks on mingi ämber. Nüüd on jurra. Näpud on täitsa surnud. Kaukisin selle liivasest välja. Seda tuleb ükskord ette, et leiad laevakella. Ma räägin, et Cousteau filmis saab seda asja näha. Mees leiab laeva. See on küll. See päev läks, aga nüüd. No vaata küsimust värveid. Aastaarva ei ole, nime ei ole, aga nii palju oli väljas. Täna seda laeva roolilehte ei leidnud, aga oih. Aga see tina väärtuslik, seda utiili viia, jah. Nüüd on ju metalli ajast. Kas selle kivi võtame ka kaasa?
sellised. Lähed nalja tegema ja midagi teha. Mul on nii palju tahtmisi, et peaks olema 3 kaamera või korraga igaüks võtaks ise suunas. Talve katki igatahes oli põlenud laevad selle suure peal. Oli põlemised peal. Poisid olid siin ahveneid küüdnud siit pealt ja... Juhusest on Tammest. Ja üsna võtaks. Ei no kaared. Langud ka. Aga see, ma ei vaata, ilus see niukest tume sinine oli. Ma lekkisin maa peal. See on väga... Huvitavat ei ole mingit... Kas siin kusagil ei ole aastaarvuses peal? Ma otsin, kaevasin veel, et äkki on tila ka, aga... Näed, ja siin on... Põhjas ei ole näete seda ikkagi... Näed, siin on ainult nii palju, näed. Siin otsas oli rõngas ja rõnga otsas oli tila, aga see... Ma kaevasin sisse, aga ei olnud. Aga tila on reeglina meil kõigil hävinud, kõigil oli rauast ja raud ja vask koos, eks ole. Kuul ei olnud, aga väevalt. Jah, ja raud ja vask koos, see on reegel, et raud läheb väga kiiresti. Siis ta must nagu pidine ka. Aga ilusa kujuga kell. Ilusa kujuga kell. Ilusa vormiga. Vaata, niuke kristall nagu siin peal. Ja. No see varsti läheb sul roheliseks, eks ole. Nüüd ta hakkab võtma siukest rohelist vaseroosta tooni peale, aga see on lihtsalt äraharjamise vaev ja... Ei noh, see on ehtne värv. Ilus värv. Ei, sul on hea käsi ikka. Ikka näha, kui oled ikka arheoloog, eks ole. Ma ei tea, kumb meist nägi. Ka sina vist nägid või? Mina ka seda. Sa oled, suur tänu sulle. Mulle tundus, et sina nägid ka. No ju me koos. Koos nägime. Koos me olime ja... Ja ega seda, kui seda liinat ei oleks olnud jälle, ikka poleks ka jälle olnud. Jah. Oleks siin kord. Nii et see on siis öeldakse kollektiivne töö, eks ole. Kollektiivne töö. Kuule, mis laeva oma see nüüd oligi? Kristjan Bruni oma. See on Kristjan Brun. See oli siis ja... Seda on ikka taotud oma jagu. Jaa. Räägi veel kord, kus see Kristjan Brun ehitas? Kristjan Brun ehitati seal Sepa Ninakses. Seal on see tahvel pandud, mälestustahvel. Oli ta nüüd 11 või oli 12 või? Seal on 6 laeva kirjas. Ja vette lasti ta sealt samast ja siis peremees lasi oma õue alla ta siia, kodu õue alla lasti. Eks ta siis valis välja selle koha. Aga et peremees ei võtnud laeva reliikviad kella ära, eks ole. See on väga üllatav. Ja need raudtised, ankruketid ja ankur ja kõik on siin põhjas, eks ole. See raud ka mind üllatas just, et ankur siin ja seda oleks võinud teist korda. Ja kui laev lastakse teadlikult randa, siis... Kuule, aga siis oli juba see aurulaevade aeg. Ja võib-olla tead, oli kadunud huvi selle porilaeva vastu. Need oli ju nii palju, need laevad tulid ja see oli 11, ta ehitati, kujuta ette, ta lasti siia juba aurulaevade ajal. See teeb see asja selgeks. Muidu ta oleks ikka ära korjatud. Ilmselt jah. Kui tal tarbimisväärtust ei olnud, aga niuksi vendi ei olnud, kes siis need rahivad niuksi asju. Vanu pudelid ja vanu... Ja, siis oli inimene pragmaatilisem. Pragmaatilisem. Tead, see oli nende jaoks niuke lihtne asi, et neid oli küll ja küll. Ta põhjas istus ilusti nagu kino. Nagu ette valmistatud. Pikka aega ette valmistatud. Jah. Pärast sai sinna sisse kaevatud, eks ole. Aga me roolilehti ikka ühest pärast ei leidnudki. Me see kohvimaatta sattusime kella peale. Ma nägin, ma olen seal käinud ja see on ilus suur tervik. Ma mõtlesin ära 3 sellist pikkust sain ja ühe. Kus need käsmust selle kamme võtsid siin? Siis, kui ikka laevameister tahtis omale teha tõesti ikka head laeva, siis
No kuule, kui see nimi pandi ka Kristenbrunn, võib-olla siis ka võeti ette ka, et tehti ikka. Neid plankusi, selle Kristenbrunni plankusi mul ei ole. Ma ei ole välja toonud. Aga Ülo Vinter ikka rääkis, tema siin käisid siis poisikest, et tead pia ees tegemas ja vette hüppamas ja te nägite, kus me välja käisime, seal oli päris su, see on ikka läheb sealt kivist, ta selle suunas läheb, siit lõuna poole. Ei väga muhe tunne, igat pidi. See oli, jah. Nii, nüüd ma pean volitama. Pead, jah? Koosaliiv. Jaa. Granaatidest liiv. See on nüüd palganeem. Ei ole, see on nüüd tagasi. See on kiirneemist öeldakse. Kiirneem või? See on niisugune palganeeme taga seal, tagapool keerab ära. Aga see on nüüd Mohnis on nagu näed. See on Mohni, õige, jah. Majakas paistab. Jaa. See on Eeru laht. Selge. Nii et see on kõrge kalda ja siis on see siin. Küll on ilus. See on nüüd toonud välja. Toonud see tormda välja. Mis sa oled siia ilmud, mis sa... No ei tea, siin on nüüd möödunud aasta suvitajad tulid mulle rääkima, et ma näen niisugust asi on. Ta oli liiva sees, aga nüüd ta läks välja. Ta on ikka päris suured, tugevad kaared ikka niisugused. Kaared ja voltide ja mutritega ja... Ja ma vaatasin, et ei ole siin tammepuu kaart saat nagu. Kusagil mõned tammepuud tekid. Aga et voltid on ka ikka see. Või need see... Jaa. Nüüd on need pandud, need kaared on kõik kokku pandud plankid. Jaa. Ja ma ei saanud aru, kuidas pidi ta on. See on tekki hoiastada. Ma vaatan kohe siin. See on nagu külga. See on üks maha tulnud. Kas see on tekki jaoks? Ja skiilub, sealt on kiilub. Ma arvan ka, et kiil, et see on laeva külg, jah. Et siis on kiil peaks siin olema. Kiil peaks olema siin läinud umbes selles kõrguses. Jaa, ja see on tead tekipiimide tugi. Toed, jah, või ütleme vanasti olid puidust põlved, niid, eks ole, nüüd on pandud siia niisugused raudkroossid. Ja suured, eks ole. Ja. Muidu ma olen näinud ka, et on väiksemad palju. Jah, täpselt, see on külg, siit läksid tekipiimid ja see on Kimmi koht, eks ole, ja kiil oli seal vastas, jah. See, ma ei tea, see põhja, kas on ära keeranud või on see originaalis? Küllap on natuke ära paigunud. Mulle tundub ka, et ta ei saa jääga või on seda lükanud. Ja see viimane ots, see on jälle nagu alla vajunud, deformeerunud, eks ole. See õige Kimmi kummerus, eks ole. Ja see on siin puudu. See on siin puudu, jah. Kiilu koht ja see on ikka täiste külje peal. Nii et kiil võiks olla kuskil siin selles kõrguses. Jah, midagi nii, jah. Ilmselt on niimoodi. Aga no selles mõttes on suur laev ikka olnud. Suur laev, jah. Aga et mutritega nii kokku pandud on, siin on poltid autod ja... Poltide ja mutritega, jah. No kõik ja veel nende... Ja. Tead, ma olen niisugust laeva näinud umbes taolise konstruktsiooniga laeva Väike-Pakri kaldal ja see oli üks laevatüüp, mida venelased ehitasid hülgepüügiks Valges meres. Pustanai oli üks niisugune laev, võib-olla sa mäletad, kunagi Tallinna reidi peal seisis. Sa vist ei tea. Nime oleks kuulnud, aga... Pustanai ja need ehitati spetsiaalselt Valges meres ja polaraladel hülgepüügiks. Ja need olid niisuguse tugeva konstruktsiooniga, kokku veetud poltide, mutritega, väga palju rauda sees, väga tugevad kaared, väga tugev siseplangutus, ja välisplangutus. Ikka jääoludes? Jääoludes sõitmiseks, jah. Nii et ma kujutan ette, või vähemalt mulle tundub, et see on midagi taolist. Ja see, et kaared on kokku pandud, eks ole, üksikutest plankudest ja kokku tõmmatud, see näitab, et laev ehitati siukeses kohas, kus ei olnud tugevat materjali kaarte tegemiseks. Ja need kaared pandi plankudest kokku, jah. No need erineva paksusega need plankud siin. Ja. Ma vaatasin ka, et teda kuidagi eksponeerida mõned tükisid, aga
No ta on hakka nüüd maha võtma neid poltte. Hakka maha võtma ja tead, ta ei ole Eestile tüüpiline. Ta ei ole midagi. Ta ei ole Eesti laevaehitusele. Oleks ta tamm olnud, et niisugune täissäili ka ei tea, kus on killutab. Jah, selle muidugi me registreerime ära selle ja ma natukene filmin teda siin ja läheb nagu ütleme Eesti laevaregistrisse läheb ta sisse küll. Aga Käsmu mere muuseumil ei ole tõesti siin põhjust sellele tähelepanu pöörata või siit midagi jäädvustada või eksponeerida. Jah, et enne kui ta võtab tüki ja istuda serva peal, aga no mida see siin ei ole ta on nii poltidest läbi aetud. Jaa, selle ehitusaasta võib olla kuskil enne sõjaaeg. Ma arvan, et see on pärast sõjaaegne. Isegi pärast. Ma arvan jah, et see on kuskil 50. aastatel vast on see ehitatud. No jah, umbes niimoodi 50. Siis ei olnud mingit arengut veel, eks oli see sama enne sõjaaegne tehnika läks, eks ole. Jaa, läks edasi, jah. Sest mõttes, et see on juba segu. Kõik kolm, näed. Rauda on siia sisse. Igat pidi, plangutust on ka veel tüüpitega sisse. Igasugust tasemel. Sa võidad ette, kui väärtuslik oleks see laev eelmisel sajandil olnud Eesti rannas, kui palju rauda, sest raud oli ju tegelikult Eesti rannas on alati kallis olnud, eks ole, ja siin on... See on päris hea raud, vaata. See on üsna hea raud, jah, see on tõesti hea raud, vaat sa ütlesid praegu eeti, et ega siin niisugust korrosiooni... Jah, muidu ta on ju, kui ikka, siin on ülevalpool on ka üks tükk. No see raud on nii pehme, näed, see on ju puhalt raud. See on nagu tsaariaegne raud. On, väga hea kvaliteediga raud. Aga polt on ikka niisugune, see ei saa... Jaa. Korrosiooni aste on tõesti väga madal siin. No see on niisugust, mina pole palju näinud, aga niisugust... Tead, ma ei ole üldse niisugust konstruktsiooni. Mina pole niisugust asja näinud. Nii tugev ja nii suur ja niisugune rohke rauaga, miks ta nii pika peab olema, nii tugev. Ta oli niisugust väiksed kolmnurgad. Jaa. Aga see on tõesti ehitatud rasketes oludes sõituseks. Väga sarnane selle Pakri saare julgepüügilaeva. See on siis, mis see on, saare? Kas ta on niisugune... Siin on tulnud, eks ole, terve parda ulatus ja terve ring on tal peale. Terve ring on tulnud, jah. Terve ring, jah. Sest sealt nagu ta tuleb ja siis on, siit on juba... Siit on nagu, siit on läinud, eks ole. See on kokku kivist. Jaa. No siin käis kindlasti koos neediga või poldiga või käis. Ja täitsa kindlasti oli terve ring, sellest augud on sees ja... Jätab niisuguse mulje, et siis on tõesti talle antud terve raud kaar sisse. Ei... No mõnetes mõte omapärane. Omast kohast omapärane ja huvitav. Midagi ma leidsin siit mingid vassplekki tükid olid ka veel. Ahaa. Et vaevalt need plekiga kaetud oli. Jaa. Põhi kindlasti plekiga kaetud, jah. Need teavad võib-olla põhiliselt. Jaa. Siin on üks vassplekki tükk. Ma otsisin ka, et kusagil oleks mingi tammepuust näha midagi. Kuule, aga kas selle kohal siin mingi täpsemalt koha nime või määratud on? Kuidas ma kirja panen, mis koha peal ta on? Erulahes lihtsalt ja kõik? Ei, see on Käsmu-Järve kaelas. Käsmu-Järve kaelas? Järve kaela öeldakse selle koha. Soo, kus see Käsmu-Järve on? See samas kohal. Soo, siin on Käsmu-Järve. Ahaa. Kui näide mõnikord saab isegi siis maalt välja siin. Kõrgekaldeohad ongi kõige esimesed, mis veest on välja tõunud. Ja Käsmu oli enne, nagu oli saar, see oli enne veest väljas ja sealt, kus me praegu asfalttee käib, see oli vee all veel kaua. Jaa. Ei, see on väga maaliline koht ja täna on sobiv ilm. Teine valgus on ka Käsmus, eks, see on nüüd, eks ole, Läänekallas. Seal on, tähendab, Käsmus on nüüd, ida, läänest paistab päike, muidu on meil õhtud päike Käsmu lähes on juba... Kuule, aga tähendab, kui see vrakki jäänus ilmus siia nüüd... Ta tuli liivasest välja. Vaata, kui see suured lõhkumised olid. Ja, nii et ta ikkagi oli selle koha peal siia maetud ja meri juhtus ta välja. Nii et meri ei ole teda toonud, eks ole, sügavikust, aga ta on... Oota, aga kas nii palju siin võis siis liiv olla, et ühesõnaga need metallkonstruktsioonid, et need... Siin on ka kaevatud seda. Siin on kaevatud, jah. Siin on see... Ma arvan, et me peaksime, kui me siia poole kanti tööle tulema, siis me peaksime ka siin tegema meres väikese luure, sest et ma usun, et midagi on siin... Vaevalt on niisugune ujus vee peal, see ei ole võimalik.
selles, et see on ainult ju osa ühest pardast, Jah. laeva põhi, ballastiga ja kõige selle kaubaga, see peab olema ikkagi siin sügavikus. Vaevalt see ei ujunud vee peal, et ta oleks kusagil Jaa. tükina tulnud siia, kes teab, kust kohast ta on. Nii et suurem osa seda vrakki on täitsa kindlasti siin. Oi, see on jah. Mulle tehti siin sooviti, et tee kaeva välja, võtta sleps. Jah. Ja seda asja tuleb meil siin kindlasti vaatama tulla. Tuleb kindlasti vaatama tulla. Näe, siin on ka nüüd raudpleks sees. Mis või on, mis asi see on? Need on diagonaalid metallist sees. Ei, see on päris huvitav asi. Mul on päris hea. Ma kujutasin ette, et... Suurde kasvuga tegelikult. On küll, jah. See on jah, odav puit. Ma ka timestasin. Ka seda ma olen raudtanud. Ei, see oli hea asi, et ma tuli viima. Laeva uksin või kuskil kirjas kindlasti. Aga kui suur see? Enne seda asja kaargus nii kokku pandud. Tähendab, murdatud on äkki ikka, kui nad siin... No jah, see 44. aastaga siin palju võimu. Ma ei kujuta ette. Aga ma uurin selle asja välja. Ega ta ei olnud suur laev. Tal on tugev konstruktsioon küll, aga ütleme siin põhja ja nende tekipiimide vahe, no mis see on siin? See on pool, varsti see pool kätte siit. Jah, Poole ütleme, peal. no ta oli ikkagi üks, Pikkust on sama palju veel otsa, eks ole? jah, kindlasti rohkem veel. Ma arvan, et ta oli ikka, ütleme, üks 40 meetri pikkune laev. Ja üks 40 meetri pikkune laev võis ta olla. Aga väga tugeva konstruktsiooniga. Siis vaatame ka kaared, mis uused kaared. Ja kui palju metalli, jah. Mis see on? Jah. Taga niisugune vist. Siin on veel Peenike vint, jah? peenvint, jah, ja keevitus ja see on üsna noor laev, või ütleme. See tükk küll nüüd. Jaa, on küll. Huvitav nii peeni vindi. Need poldid on jämedamad. Need olid jämedamad, jah. Ei tea, kus on mujalt tulnud äkki see tükk siin. Võib ka olla, aga muidugi ei ole ka välistatud, et ta on kuskil siit pärit. Ma olen täitsa kindel, et see on ikka pärast sõjaaegne asi. Täitsa kindel. Ja siis oli tehti ju üllalt veel asju. Me paneme selle siia. Ootab veel natukene. Oma õiget päeva. Jah. Ei, see tahab identifitseerimist saada ja küllap me identifitseerime ta ära ka. Küllaga siin tegemist on. No näed, täna on tegust päev olnud ja üht-teist uudistada küll. Siin üleval pool on üks, kus on seibid all ja needitud kokku rauda ka kõvasti. Ja. Väike tükk paar planku, aga midagi ei saa midagi näha. Ei, tore. Sul on üks paari letiks tehtud nüüd. Ahah. Ma ei tea, sahtri osa ikka mingi jahtlaeva või. Ahsoo. Aga ikka tugev. Vaata see rannaklubi kõrval, see on see pikk vana keeglisaal ja piljardisaal. Ja. Vaat see mine vaata, see on ka pusult. Ma ei ole võrsuga pääsenud. See on igasuguse suurte puupunnidega kokku löödud ja minust ka liimitud on kokku kohati niimoodi. Aga ta on väga tugeva konstruktsiooniga ka. See kusagilt toodi ka rannast. No, ma arvan, me oleme seda nüüd vaadanud juba siin, ega me siit praegu rohkem informatsiooni ei saa, kui me saanud oleme. Aga ma jäädvustan teile natukene tõesti, et ma saan seda muuseumis uurida veel ja lahti mõtestada.
saare peal ka uus lugu. jah, tore mees, meie Entusiastlik. hääldudega kokku ja... Kas ta ise läheb saare peale? Jaa, salvitus ära.